Pidime rääkima sellest, et Jumal tegeleb praegu väga tugevalt kõige ebaehtsa ja silmakirjalikuga, mis on koguduses valitsenud või mida on sallitud või millele on läbi sõrmede vaadatud või mida on nagu peetud normaalseks, et see on alati nii olnud ja ega siin midagi teha ei saa. Ja need ausad hinnangud, mida Jumal annab, need on ikka täiesti ilustamata ja nii mõnigi kord võib Jumal kasutada täiesti vanatestamentlikult brutaalset otsest keelt, mida meie isegi ei pea sündsaks. Ja meil on selline arvamus, et Jumal või Kristus Jeesus, kes armastab oma pruuti, mitte kunagi mitte midagi negatiivset ei ütleks oma pruudi kohta. On ju selline arusaamine, eks? Et Jeesus ütleb ülemlaulus, sa oled täiuslikult ilus, mu kullake, sul pole ühtegi viga. Luba, ma näen su nägu, su hääl on meeldiv, on ju? Et see on Jeesuse keel. Ja siis mida sa teed, kui Jeesus kommenteerib olukordi, suhtumisi, terveid süsteeme niivõrd brutaalselt, ausalt, et sa ei tea, kas sa üldse julged seda kellelegi rääkida. Jeesus ei karda öelda välja, vabandust, et ma niimoodi ütlen, mul tuleb konkreetne lugu silme ette, kuidas üks jumalamees Eestis nägi unes Kristuse pruuti, kes oli paks ja laisk ja väga kole. Ta arvas, et ta näeb imelist, imekaunist pruuti, ta teadis, et pruut seisab tema kõrval ja ta arvas, et see on eriline midagi, mida ta näeb ja kui ta vaatas, siis see oli hirmus. Ja siis ta sai aru, et see on see, kuidas Jeesus näeb seda konkreetset kogudust ja nende hoiakuid, suhtumisi ja kõike seda ja see ei olnud üldse see, mida tema arvas, kuidas Jeesus seda pruuti näeb, eks. Nii et Jeesus on väga otsekohene ja viimastel aegadel need sõnumid, mis on ka tulnud, on kõik räägivad ju meie valedest hindamissüsteemidest, kuidas me kohut mõistame, kuidas me inimesi arvustame, mis alustel meie sees need liigitamised toimuvad, kui meelevaldsed need on, kui ebaausad ja silmakirjalikud, kuidas me ei vaata ennast ja liigitame teisi mingite tunnuste alusel ja nii edasi ja nii edasi. Ja ta tegeleb väga tugevalt nende asjadega praegu. Ja nüüd täna ma tahtsin teile jagada midagi, mida ma olen siin mitu korda juba öelnud, et Jumal räägib kollastest kassidest, kollastest kassipoegadest. Ja ma räägin, kuidas see lugu tuli. Ühel hommikul ma nägin jälle sellise värvilise, väga selge prohvetliku unenäo. Ja see oli nii kummaline, et ma täiesti solvusin ja mõtlesin, et Jumal, et miks sa näitad midagi nii selget nagu kinofilmi, mida ma tean kindlasti, et see ei tähenda mitte midagi. Ja ma käisin 3 päeva selles vaevas, et Jumal, miks sa näitasid mulle midagi, mis ei tähenda mitte kui midagi. Ma olin kindel, et see ei tähenda midagi, aga ma teadsin, et see on Jumalalt, sest see oli lihtsalt liiga selge ja väga tugeva sõnumiga, mida ma ei osanud selgitada. Ja see oli niimoodi, et ma sõitsin ühes autos ja ma istusin juhi kõrval istmel ja me sõitsime niimoodi, et mina olin siis selle tee ääre pool, selles juhi kõrval istmel ja minu kõrval oli siis tee äär ja tee ääres olid otse vastu tee äärt olid majad, vanad sellised, tolmused määrdunud akendega, lagunenud aedadega, kergelt siuksed hooletusse jäetud, mustad, siuksed värvmaas majad, terve rida, ütleme vaese küla majad reas. Ja minu taga istus veel üks naispastor ja me sõitsime niimoodi ja vaatasime mõlemad temaga, nagu kuna me istusime selle akna ees, akna külje peal niimoodi, me vaatasime välja. Ja mina vaatasin, et esimene maja, mis nagu tuli, see küla esimene maja kollane kassipoeg oli õues. Olete näinud sellised niisugused kollased apelsinikarva, sellised kollased kassipojad? Niisugune paras siuke kuune või selline siuke tragi, selline, mida juba vabalt saab ära anda, sest ta juba on nii iseseisev, eks ole, ta ei ole mingi imik. Nii ilus kassipoeg. Järgmine maja, 2 kassipoega õues.
otse niimoodi ronivad aia peal ja otse niimoodi tee ääres, et sa näed neid väga lähedalt. 2 kassipoega, 3. maja, 2 kassipoega, 4. maja, 2 kassipoega, 5. maja, 2 kassipoega. See kõik identsed, kõik sellised, siuksed imearmsad, oranžikas, kollased, nagu need on, need sellised kollased kassipojad. Ja kõik olid ühesugused, nagu nad olid identsed. Ja ma imestasin, et igas peres on sündinud need 2 kassipoega täpselt ühel ajal, nad olid kõik täpselt ühesuurused, täpselt ühesugused, identsed. Ja ma ütlesin sellele teisele naispastorile oma selja taga niimoodi, et nagu vaata, kui armsad, et on ju, kui üldse endale kassi võtta, siis ainult kollase, on ju. Ja tema oli nõus, et ja nad on ikka kõige armsamad need. Aga nii temal kui minul ei ole kassi ja me teame, et me ei saa kunagi endale kassi lubada, sest me reisime ja see ei ole lihtsalt võimalik, see on kogu aeg üks rist ja viletsus, kes seda kassi toidab ja me ei saa kunagi endale kassi lubada ja ma unest teadsin ka, et kuigi ma olen alati tahtnud, mina ei saa endale seda kollast kassi lubada. Ja me jõudsime meie laagripaika siis ja meil olid toidukotid, me viisime toidukotid siis tuppa ja mina pidin hakkama süüa tegema tervele sellele kogukonnale seal siis. Aga no kuule, ja meie autos oli olnud üks naine, selline natuke selline, peenem daam või väga siukene, asjalik inimene, minu jaoks võõras, ma ei oska teda kellegagi seostada, eks ole, see ei olnud oluline, aga tema otsustas, et tema saab omale kassi vaja võtta. Ja tead, ja et me sõidame, auto sõidab tagasi, et sealt sai valida, et seal, kus igas õues on 2, üks jääb perele, aga üks antakse ära, selle sa võid endale saada. Ja see naine otsustas, et ta sõidab tagasi, et ta läheb ja toob omale kassipoja sealt. Ja mina läksin nii hasarti täis. Mina tahan minna, ma tahan näha neid, ma tahan neid katsuda, ise ma endale ei saa, aga mulle ikka nii meeldib. Ja et ma lähen kaasa ja et ma aitan tal valida. Ja minu abikaasa oli ka seal ja ma teadsin, et ta ei luba elu sees mul kassi võtta. Et kui minul ka mõistus ära läheb ja ma ühel hetkel otsustan, et mind ei huvita, mina võtan selle kassi, siis ma vaatasin oma mehele otsa, ma sain aru, ma ei saa seda mitte kunagi endale lubada. Aga ma ütlesin talle, et las need toidukotid praegu ootavad, ma lähen lihtsalt, ma tahan kaasa minna ja aidata valida. Kuigi ma ise ei tohi seda lubada endale. Ja selle peale see lugu lõppes ja ma ärkasin üles. Ja see vaevas mind 3 päeva. Et see ei tähenda mitte midagi, sest piiblis pole mitte midagi kasside kohta. Ükskõik, kuidas ma mõtlen oma peaga, mina seda seletada ei oska. Miks olid igas aias 2 imeilusat kassipoega, kõigil ühtemoodi, sellised kollased ja miks minul ei olnud? Ja miks mina ei tohi seda endal lubada, kui kõigil on? Ja ma ei saa aru, mida see Jumal räägib. Ja lõpuks 3. päeval ma istusin maha ja ütlesin, hakkasin lihtsalt oma palvepäevikusse kirjutama, et Jumal, mida see tähendab? Et miks mina ei tohi endale, et kas need olid nagu väikesed lõvid, aga miks mina ei tohi, juuda lõvi on ju, et meil lõvisid ei ole, meil on kassid, et siis kollased kassid, et kas igas selles räämas majas, nagu igas selles majas on need imeilusad 2 kuldset lõvipoega või? Kollased lõvid siuksed. Et lõvisid meil ei ole, aga miks siis meil ei ole? Kas me oleme nagu midagi on valesti, et meil siis ei ole neid väikseid juudalõvisid? Ise mõtlen, see ei saa olla, sest kassist ei kasva kunagi lõvi. See ei ole õige Jumala keel. Kui ta tahab näidata lõvi, ta näitab lõvi, mitte kassi, on ju. Ja siis ma kirjutasin ja ütlesin, et Jumal, mis see tähendab siis? Et miks minul ei võinud olla seda kuldset kassi? Ja samal hetkel lihtsalt mul plahvatas kassikuld. Ja ma sain aru, et Jumal rääkis kassikullast. Igas maja õues oli vaatamiseks välja pandud 2 kuldset kassi, sest kõik, kes mööda sõidavad, imetlevad neid imearmsaid kuldseid kasse ja keegi ei vaata, et maja on räämas, must, tolmune, räpane, aknad pesemata, kardinad räbala sees, kaed korrast ära
sest mitte keegi, kes näeb kuldset kollast kassipoega, ei näe seda, missugune maja välja näeb. Ja igas aias oli hoolitsetud selle eest, et aia ääres või aia peal või olid kuldsed kassid, et keegi ei vaataks nende maja tegelikku olukorda. Ja siis ma mõtlesin edasi sellest, et jumal, aga mida sa näitad, et igas majas selle tee ääres, meie sihtkohta nii-öelda, et olid need, et mis see tähendab, et nagu ei tohi siis ilus olla või? Et kui kõik on selline võltssära, et aga ise sa räägid meile, et sa nagu ootad kvaliteeti ja puhtust ja mitte odavat, vaid et noh, et oleks, et ühesõnaga kõik, mis me teeme, austaks teda. Et kui me ei tohiks siis nagu vaadata, et oleks nagu ilus ja ka väljaspoolt kõigile meeldiks ja no aga ma ei tea, mida me siis tegema peame, et ilus ei tohi olla ja kole ka ei tohi olla. Mida sa must tahad siis? Ja, ja siis Jumal hakkas rääkima ja ma loen teile selle teksti lihtsalt ette, eks. Ja ma küsisin ta käest, et no kas, et ma tõesti, et kui võtad salvestustehnika, see ei ole ju mingi uhkuse asi, kui sul on väga hea videosalvestustehnika kogudusel või et sul on üldse muusikainstrumendid, et on kvaliteet, et jumal, mida sa nüüd, noh, mina ei tea, kuhu seda joont tõmmata, on ju. Ja nüüd Jumal ütleb, kuningriigi saalid on ehedad. Ma vaatasin, mis see sõna ehe tähendab. Ehe tähendab nagu ehe kuld on, mis on ühest ainsast ainest. Seal ei ole kõrval seda šlakki või tal ei ole teisi metalle sees. Ehe on ainult üks puhas, üks läbine, üks metall, eks. Ja ta ütleb, kuningriigi saalid on ehedad. Neis pole midagi võltsi ega odavat. Inimesed ilustavad oma lihtsaid eluasemeid kassikullaga, mis annab neile parema enesetunde, aga pole ehtne. Osta minult kulda, mis tules on puhastatud, olen ma öelnud. See kuld pole odav, vaid sellel on väärtus taeva ees. Kuid inimesed ei soovi maksta hinda, sestap ka kuldsed kassid ehk kassikuld nende elus. Mis on sinu kassikuld? Pealtnäha ilus, aga seest mitte. Las su loomus olla läbini kuld, mitte kullatud, ammugi mitte kassikullaga. See, et sa nägid neid kasse iga maja hoovis, on see, et neid ebaehtsaid asju on kõigil, igas ühes, igas majas. Pilk langeb möödujatel kuldsetele kassipoegadele, mitte räämas majale. Mida sina välja paned teistele vaatamiseks, et nad ei näeks seda, mis on lagunemas ja hooletusse jäetud? Kuldkrooniga saab varjata lagunenud hammast, aga see pole kuldhammas. Ma puhastan oma poegi kui kulda, läbini, põhjani, mitte kui kullatuid, kelle tegelikku sisu iga kriimustus võiks paljastada. Kui palju on mu kojas kullatust, pealispinna eest hoolitsemist, mis mureneb kohe, kui torm seda puutub. Otsi kulda, mis on läbini kuld. Ära lepi vähemaga. Ära lepi fassaadiga. Ära mine kaasa mänguga, kus asju ei nimetata nende õige nimega, vaid igaüks tõttab endale sarnast kassi hankima. See võib olla ilus, see võib olla armas, aga mind selles asjas ei ole. Ärge rahulduge sellega, mis on mängult. Taotlege päris asja. Mul on seda kulda küllalt. Mu kullavarud on suured, aga pole, kes tuleks ja ostaks. Otsitakse odavamalt, lepitakse näilisusega, sest mu kulla hind olevat liiga kõrge. Kuid ühte nad ei mõtle. Kassikulla väärtus kaob ja siis ei jää neile midagi. Kuld kestab aga igavesti, selle väärtus jääb ka siin, meie riigis, igaveseks püsima. Vot sellised mõtted ja seda kõike nüüd mõeldes ja kuulates, mida Jumal räägib, mida ta näitab ja kui ausalt, kui ta ütleb, et igas majas, igas majapidamises, igas ühes on mingi osa,
mis püüab näida see, mis ta ei ole, püüab ilustada. Ma ei ütle, et me peame kõik oma musta pesu kõigile vaatamiseks välja panema, aga just nimelt ma räägin, et praegusel ajastul selles filmis, mida ma siis nägin, selles oli tõesti, see oli igas õues, need olid pandud välja, et möödujate tähelepanu kindlasti langeks selle peale, mis on nii nunnu, mis on nii armas, mis on nii ilus, mis on nii ihaldusväärne ja et nad ei vaataks üldse seda, mis seal taga on. Kui paljud inimesed elavad tegelikult maskiga, elavad topeltelu. Nad on väliselt väga armastusväärsed. Isegi ma ütlen, et ma lähen nii kaugele, ma ütlen, nad on tohutu abivalmis. Nad hiilgavad nagu Moosese pale, aga see varjab tohutut haavu, tohutut katkisust, pimedaid mälestusi, millega ta ei ole julgenud nendesse katakombidesse mitte kedagi lasta, ta ei lähe ise ka sinna. Ja vot see on see, mida Jumal ütleb, et mis on see kassikuld sinu elus, millega sa püüad varjata seda, mis ei ole korras, mis on hooletusse jäetud. See on nüüd, ütleme, see sügavam teema, kui Jumal ütleb, et teis kõigis on seda, et see on igas hoovis, on see näilisuse loomine. Aga mida ma nagu praegu tahaks adresseerida, on see, kõik see võlts, mis praegu selle AI-ga ja kõigi nende disainivõimalustega on tekkinud ja mida ma olen näinud igal pool, kus tegelikkus ei vasta üldse reklaamile. Näiteks ütleme kogudused, kes plaanivad või reklaamivad välja mingi ürituse. Mul on otseselt silme ees praegu, kui me käisime Namiibias ja see, kuidas meile reklaamiti seda üritust seal, see oli niimoodi, et lihtsalt kukub pikali. Lubati, et televisioon ja raadio ja mida kõik tuleb kokku ja need kuulutused ja kõik need olid ikkagi jalust rabavad. Ma mõtlesin, et vau, kus on tase. Meil Eestis sellist taset nagu ei leiagi. See on nagu ülimalt imponeeriv, et see on nagu mingi maailma, mingi riigijuhtide tippkokkutuleku reklaam. Saate aru? See välkuv, see siukene sädelev, seda osatakse teha nii, et sulle jääb mulje, et kui sind sellel üritusel ei ole, siis sa oled mitte keegi. Ja sa lähed kohale ja see on täiesti tavaline, nii nagu igal pool. Ei ole mingeid rahvamurdusid, väga lihtsad inimesed, salvestus ei tööta, kõik on nii ja konditsioneer ei tööta, kõik on lihtne nagu alati, aga reklaam on niimoodi, et sa mõtled, et ma ei tea, kas me peame fraki ja õhtukleidi selga panema. Saate aru, mis ma mõtlen? Kui kerge on minna seda teed, et me vaatame väga ilusti kujundatud kodulehte. Eriti vapustavalt, võib-olla on makstud mingi superdisainerile. Seal taga see koduleht, ütleme, räägime mingist anonüümsest kogudusest, tal on tohutu vapustav koduleht, no rabav, süsteemid, värgid, kõik lingid, artiklid, jutlused, kõik, eks ole. Ja sul on tunne, et see on nagu mingi maailmaorganisatsioon. Ja kui sa lähed kohale, siis mitte midagi sellest ei vasta sellele kitšile, mis on välja pandud. See majapidamine võib olla väga lihtne, 40 inimest, lihtsad inimesed, aga seda osatakse tuunida ülesse nagu mingisugust viimase peal tippsportautot. Ja seda valet ja võltsi ja pettust on nii palju ja see on vaim. See on vaim, mis püüab pidada nagu ühte sammu maailmaga ja see reedab selle autentse, siira, lihtsa, puhta, silmakirjatsematu, selle õige, selle, ütleme,
algses mõttes apostelliku koguduse ja sellepärast ei ole ka kogudusel väge, sest me müüme kassipoegi. Me müüme kassikulda, me müüme sära ja hiilgust ja au ja tegelikkust seal taga ei ole. Nii et kui me mõtleme ka kõigele sellele, mida täna tehnika võimaldab, enesereklaam võimaldab või räägime, mitte ainult maailm, see on täpselt ühtemoodi kristlased, nii nagu maailm. Vaadake, mismoodi inimesed ennast reklaamivad Facebookis. Kui sa tahad üldse näha ilusat naist, siis sa leiad kellegi, kes on äsja mehe poolt maha jäetud, lahutatud ja kes sellest šokist läks trenni ja tegi omale soengu pähe ja sirutab oma pikad koivad seal ette pildi peal ja paneb võib-olla mingid filtrid ka vahele ja astub nii-öelda turule müüki jälle. Või mis me oleme ka tähele pannud, on tihtipeale on niimoodi, et need kõige ilusamad sündmuste ja ürituste ja turismireiside ja ma ei tea, pereürituste pildid. Need pildid on nii tuunitud ja nii kaunid ja kui sa tegelikult tead, millest see pere läbi läheb, millised abielukriisid on, millised kriisid, millised lagunemised on perekonnas, aga mis Facebooki välja pannakse maailmale, milleks on üldse vaja reklaamida seda, mis ei ole tõde? Milleks on üldse vaja luua sellist virtuaalreaalsust? Kui meie oleme tulnud tõe seest, me oleme tulnud Jumala juurest, me oleme tulnud, tema tundis meid enne maailma aluste rajamist. Me olime tõe sees, me olime eheduse kõige ehtsama sees, kui me tulime. Me sündisime puhta ehtsusena. Mida siis maailm meiega tegi? Et me täna müüme kõike, mis on võlts, vale, petlik ja loob illusiooni ja ei ole üldse tõde. Miks me häbeneme oma lihtsust ja siirust? Miks me häbeneme seda autentsust? Miks seda on vaja maalida kassikullaga üle? Me oleme tulnud tõe seest. Me oleme kutsutud käima tões ja rääkima tõtt armastuses. Ja kui me lahkume siit ilmast, me läheme tagasi tõe juurde ja tõe sisse, kus kohast me vahepeal korjame üles need mudelid, et me peame kõike niimoodi tuunima, niimoodi võltsima, niimoodi ja kas või see sama asi, et miks oli igas peres, esimeses peres oli ainult üks kass, sest teine oli juba ära müüdud. Igas peres oli üks kass seal välja või kaks kassi pandud välja, üks nendest oli perele endale. Seda ei anta kunagi ära, sest nagu ma sain aru ja kui Jumal mulle seda rääkis, seda ühte kassi on vaja perele endale lohutuseks, seda kassikulda. Kui sa tunned ennast halvasti ja sa tunned ennast võib-olla mitte kellegina, siis sul on see ilus poster, siis sul on see kaunis pilt, mis on tuunitud sinust, sa vaatad seda ja ütled, et ei ole nii hullud asjad midagi. Me lohutame ennast ise kassikullaga. Selle asemel, et otsida Jumalat, otsida tõelist, otsida autentset, vaid meil endal on need nii-öelda võltslohutused. Seda ühte kassipoega ei müüda ära, aga teine on müügiks. Kui sulle meeldib, mis mul on, tee järgi. Hakka järgi ahvima. Osta minult kassikulda. Ära osta Jumalalt tules puhastatud kulda. Nii nagu Jumal ütles, et minu kullavarud on suured. Ainuke asi on, et pole ostjaid, sest te ütlete, et minu kulla hind on liiga kõrge. Te lähete ostate odavat kulda, et luua näilisust, millestki võimsast ja väelisest, aga arvestage sellega, et kassikuld kulub maha. Ja kui sa siis lõpetad oma jooksu, sa oled täiesti paljas. Sul ei ole absoluutselt mitte midagi. Aga kui keegi on võtnud ja ostnud Jumala päris kulda, siis ta läheb selle kullaga taevasse ja selle kulla väärtus, selle hind kestab igavesti. Kui palju meist müüb oma esmasünni õiguse läätseleeme eest? Kui paljud müüvad selle autentse ega osta Jumalalt tules puhastatud kulda, vaid ütlevad, ma võtan selle, mis on odavam. Ma võtan näilisuse. Ma võtan selle kitsi, ma võtan selle kassikulla. Või nagu ma nägin seda vikerkaare
unenägu, kus Jumal näitas seda, et kui tema ligiolusse sisenemine läheb läbi nende vikerkaare värvide ja see värvi läbimine võtab aastaid ja aastakümneid, tema ligiolu sisse kasvamine, siis seal kõrval kaupmehed müüsid kilekottidesse pakendatud Jumala ligiolu, mida sai odavalt, hinda maksmata. Jumal näitab praegu, kui paljud lähevad seda teed, mis on kiirem ja odavam. Aga mis saab siis, kui nad oma elukäigu lõpetavad? Siis tuleb välja, et see kõik, mis oli miraaž, see kõik oli pettus ja sa mängisid maha oma au. Ja kui sa siis lähed, sul ei ole absoluutselt mitte midagi. Nii et ma mõtlesin, et täna me paneks selle teema palvesse. Igaüks katsume ennast läbi, nii nagu ta esitas neid küsimusi siin, need olid sellised retoorilised küsimused, mis olid kõigile, sest see on ju Kristuse ihust. Kuidas ta siin ütledes, ma loen selle. Mis on sinu kassikuld? See ei tähenda, et sul ei või olla ilus, midagi, mida sa armastad, mis on puhas, mis on väärikas, mis on kvaliteetne, mis on kaunis ja mis austab Jumalat. Ta küsib, mis on sinu kassikuld? Mis on see, millega sa varjad seda, mida sa tegelikult ei taha näidata? Jumala ees me oleme paljad ja alasti. Jumala ees ei ole vaja midagi üle kullata. Teine asi, mis ta siin ütles ka seda, et kui me kuldame asju üle, kas olgu siis kas lihtsalt kullatud või kassikuld, on see, et väikene kriimustus sinu kassikulla pinnal paljastab, mis seal all on. Kui paljudel inimestel on see näilisus, see fassaad, aga vaata, kui teda korra torgata, mis sealt välja tuleb. Nii et ta küsib, mis on sinu kassikuld? Ja kui ta ütleb, et seda on igas peres, igas koguduses, igas majapidamises, me saame seda paluda iseenda pärast ja me saame paluda Kristuse ihu pärast ja me saame paluda selle ajastu pärast, mis sunnib meid kaasa jooksma. Sest proovi sa tänapäeval mingit üritust reklaamida, mis ei sära ja ei hiilga nii, nagu tänapäeva tippvõimalused nõuavad. Kui sa teed midagi lihtsat ja siirast, midagi puhast ja ausat, siis arvatakse, et see küll midagi väärt ei ole, see on nii lihtne kuulutus. Aga võib-olla just seal on see autentne, see päris asi. Aga meid sunnitakse selle rottide võidujooksuga kaasa. Meid sunnitakse selle võltsära ja selle võltsauhiilgusega. Ma lisan siia selle, kuna ma ei ole saanud siiamaani elitismist õpetada. Aga kui juba, siis ma panen selle siia punti ka. Ma mainisin seda Namiibia lugu. See, mida ma nägin seal, selles pastorite koolitusel või kuidas see oli, pastorite kool, mida ma seal nägin? Seal olid väga armsad, väga ausad, üle terve Namiibia, kes tulid kokku, olid need autentsed ja õiged, lihtsad, puhtad ja siirad pastorid. Naispastorid, lesed. Sa näed, et nad on lihtsad, nad on väsinud, nad tulid, et saada ka omale tuge, oma hingele, oma kannatustes, kõiges neil on suured kaotused ja on need, aga siis tulid need, kes, kuidas piibel ütleb, kes käies kõnnivad tippimisi, kellel on kõrged kontsad ja jalaketikesed ja kõik ja ma ütlen ülekantud tähenduses nii mehed kui naised. Ja just mina puutusin kokku naistega, kus see näilisus, mida luuakse, on nii, et kui mina pidin õpetama, nad olid tulnud tegelikult ju kuulama kedagi, kes tuleb väga kaugelt. Aga kui ma vaatasin neid kuldseid ja sädelevaid rüüsid, neid 5 sentimeetriseid küüsi, mis olid nagu mõõgad, nii et nad ei tulnud toime oma nende laptopide ja oma nende igasuguste iPadide ja telefonidega, sest nad ei saa neid nuppe vajutada nende 5 sentimeetriste ülikallite küüntega. Ja kõik need sõrmused ja need tohutud soengud ja kõik. Ja mina olen harjunud Aafrikas käima riides väga lihtsalt. Mul oli peaaegu
oleks vanal ajal olnud mitukümmend aastat tagasi, ma oleks olnud tohutus alaväärsuskompleksis. Ja praegu ma teadsin seda, et siin on täiesti vaimne kokkupõrge kahe vaimu vahel. See kirikueliidi elitismi vaim ja see puhas autentne apostellik, siiras ja selline tagasihoidlik, aga mis kannab tegelikku tõde ja väge. Ja mul oli seal mitmeid selliseid konfliktseid olukordi isegi, kus ütleme, see õpetus pani neil suu kinni ja see õpetus, nad pidid tõele au andma, et nad ei ole midagi sellist kuulnud. Nad pidid tunnistama, et nende see, mida nad olid loonud, see miraaž, see oma aulisusest, oma ülemaailmsest teenistusest, selle sisu tegelikult ei olnud. Aga mis juhtus siis, kui nad vaatasid mind ja Alikut, siis ma nägin, et meid taheti ringi teha. Umbes nii, et kõik on väga võimas, aga ühte asja on teil vaja. Tulge, me paneme teid riidesse nii nagu meie juures tipptegijatel on kombeks. Ja üks nendest pakkus mulle välja, ütles nii, et Riina, ma tahan teha sulle ühe kingituse. Kui me siit läheme nüüd teise linna, ma lasen sulle küüned teha. Ja see oli see, kuidas tema nägi, mis minul veel on puudu. Kõik muu on olemas, aga see üks asi sul on puudu. Me peame sind üles tuunima, nii nagu maailma tipptasemel need eliitnaised välja näevad. Muidugi seda päeva ei tulnud ja ei tule mitte iial, sest ma lihtsalt keeldun olemast niivõrd nõme ja naeruväärne, et ma ei tule oma telefoni ja arvutiga toime, sellepärast et mul on, või et ma ei tohi oma lapselastele minna ligi, sest ma võin neid silma peast välja torgata. Ma mitte kunagi ei saa mind tuunida selliseks, aga ma ütlen, et see, mis toimub ülemaailmses Kristuse ihus, kui sa oled nõrk ja kui sa ei tea, kus on Jumala silmad ja kus on Jumala süda, see võib tõmmata sind kaasa selle pettemänguga. Ja vot sellepärast ma tahan täna palvetada. Ma ütlen, Eestis ei ole asjad nii hullud. Ma ei ole Eestis sellist näinud, mida ma olen näinud mujal. Aga see ei välista, et see ei ohusta meid. See ei välista, et see ei ohusta noori. See ei välista, et see ei ohusta allajäävaid, nõrgemaid inimesi, kes võib-olla leiavad, et kui ma palkan omale kellegi, kes oskab luua paremat näilisust, äkki mu kogudus hakkab kasvama. Ma tahaks selle vaimu peatada ennem, kui see meie Kristuse ihu kallale tuleb. Aga samas, nagu ma ütlesin ja nagu Jumal ütles, et me katsuksime kõik ennast läbi, mis on meie pere kassikuld, mis on minu kassikuld ja toome selle tema ette. Aamen. Aga see ongi nii, nagu sa ütlesid, et kui sa oleks noorem olnud, et siis sa oleks tundnud ennast alaväärsena, aga vaata, see ongi ju tegelikult need, kes, kui me alles tuleme maailmast, tuleme Jumala juurde, siis ongi see oht, me ei tunne veel Jumalat selliselt. Ja kui sa siis hakkad kiiresti kohe teenistust üles ehitama või kogudust rajama, siis ta tulebki sellisele rajatud, sest sa ei tunne veel Jumalat lihtsalt. Sest see võtab aega, et Jumalasse süüvida, et Jumalat tundma õppida, see võtab nii palju aega tegelikult ju meil kõigil. Ja kuidas sa nüüd ütled, meil on kõik kogudused tahavad, et noored tuleks ja noored jääks. Noored tulevad väljast sisse täis maailma koolitust, täis võimeid, täis oskusi. Ja ta pakub välja, las ma teen kogudusele kodulehe. Las ma tuunin meid üles. Ja milline pastor söandab öelda oma noortele, et ei, me ei tuuni midagi siin. Me hoiame asja Jumala ees ausana. Lastakse teha, sest sa ei julge öelda ei. Ja kokkuvõttes on nii nagu alati. See, mis välja müüakse, ei vasta tegelikkusele ja tegelikult reedab selle puhta, silmakirjatsematu, siira, ausa reaalsuse ja tegelikult see müüb ka väe. See on raske tänapäeval jääda kindlaks iseendale ja tunnetada ära, kus on piir ajast maha jäämisel või selle võltsiga kaasa jooksmisel. Me ei tohi ka olla sellised, kes on
jäävad nii maha, et noh, sa oled täiesti arhailine. ja, kunagi ja. kindral doktor Lester Samrel ütles, et ka vana laut näeb parem välja, kui tal natuke värvi peale pannakse. Enese eest hoolitsemine on samamoodi austus kaasinimeste vastu ja see on ka austus Jumala vastu, aga tunnetad ära, kust läheb piir. Ma ütlen, et kui me hakkame omale botoxit oma huultesse süstima ja kortse kõrva taha venitama ja kõike seda, ma ütlen, et kuskilt seal juba on see ületanud piiri, mis on enese eest hoolitsemine, saate aru, mis ma mõtlen? nii et see on raske asi, aga palume, et püha vaim valgustaks meid läbi ja püha vaim näitab igaühele endale, mida sa nüüd praegu enda arust teed. ja miks sa seda teed? Miks sa seda teed? Et sa oled iseenda ees aus, miks sa seda teed? Et me katsume läbi, mis on see, mis austab Jumalat, mis on see, mis on meeldiv kaasinimestele ja kus on see, kus sa hakkad kaasa jooksma ja lased oma nendel kaasinimestel iseennast ümber tegema hakata nende palge kuju järgi. Et sa ei ole, sa minetad omaenda autentsuse. Need on tõsised teemad. kõige selle peale ma tahaks öelda, issand halasta oma rahva peale. Ja ma nii kogesin seda, et kuidas püha vaim tegelikult nutab. Sest ta tahab ju vormida, ta tahab meid teha kõik isa palge sarnaseks. Ja see on nii kurb, mis toimub. Ja see on see, mis ma kogesin, et Jumala rahvas, tema omad ei tunne isa. Nad ei tunne isa südant. Ja kui sa tunned teda ja kui sul on aukartust ja sa usaldad teda kõiges, sa lihtsalt ei vaja neid vidinaid ja neid reklaame, neid kõiki asju, sest et kõik on tema käest, tema läbi ja tema jaoks. Ja see kõik, mis on väline, hiilgab ja see võlts, mis tegelikult püha vaim välja toob kogudustes oma rahvas seast, sest see ei kanna võidmist ja sellel ei ole vilju, et see ühel hetkel lihtsalt kukub maha ja jääb püsima see, mis on ehtne, mis on ehe, mis tuleb isa vaimust, tema südamest. Ja see ongi see, et see on see lihtsus. Isa, me oleme tõesti Kristuse kogudusena pikki ajastuid elanud illusioonis. Ja meil on selline ettekujutus, et sina oled armastusest hull oma pruudi vastu ja sa mitte iial ei näe temas mitte ühtegi viga. Aga ometi Paulus ütleb, et tema vastutus on esitleda sulle pruuti, kellel ei ole laiku ega kortsu. Kui pruut oleks juba veatu ja laigu ja kortsuta, siis ei oleks vaja ka teda pühitseda, siis ei oleks vaja teda puhastada, siis ei oleks ka piibel täis manitsusi. Kui see kõik oleks juba ette ära otsustatud, et sa ei ütle kunagi ühtegi paha sõna oma pruudi kohta. Isand, sa ütlesid väga otse välja, mida sa arvasid oma pruudist, oma mõrsjast Vanas Testamendis. Kui Iisrael läks Egiptuse teed, kui Iisrael läks Babyloni teed, kui Iisrael hooras teiste rahvaste järgi ja õppis nende kombeid. Sa kasutasid väga brutaalset keelt. Paljude sündsus ei lubaks isegi lugeda neid peatükke õiges keeles. Sa ei kartnud öelda välja, mida sa nendest pidulikest laudadest arvad, nendest sellest ülistusest, mis nende koosolekutel on, mida sa ei suuda taluda, seda kära ja see laud, mis on täis okserooga, nii et puhast paika ei olegi. See, mida sa ütlesid prohvetite kohta, mida sa ütlesid preestrite kohta, mida sa ütlesid meeste kohta ja naiste kohta. Sa rääkisid seda rahva kohta, keda sa armastasid üle kõige.
keda sa tahtsid suruda oma südame vastu ja teha temast oma laubaehte kivi, et kõik rahvad näeksid ja joonduksid selle rahva järgi. Ja nad vedasid sind alt. Isand, sa ei karda seda öelda ka tänapäeval, kui me loeme ilmutusraamatu kirju kogudustele. Sina ei tee oma kogudusest Kristuse pruudist ebajumalat. Ja Isa, sina ei kummarda ebajumalat ja Kristuse pruut ei ole sinu ebajumal, keda sa peaksid kaitsma nõnda, et ta ei peaks iial meelt parandama, et ta ei peaks iial oma kombeid ja oma mõtteviise muutma. Isa, ma palun, et aeg on tõesti katted eemaldada. Nii nagu sa teed seda Ameerikas, nii nagu sa teed seda paljudes paikades, kus sa tõmbad katted pealt ära, kus sa näitad, mis tegelikult on kassi kulla all, mis tegelikult on peidus kõige selle võltsi all, mida on ka kogudus õppinud Lutsiferilt, kes oli hiilgav ja täiuslikult ilus. Kui palju seda võltsi on otseselt õpitud Lutsiferilt. Seda näilisuse loomist, seda moondamist valguse ingliks, olles seespidi täis kõike ülekohut, kõike saasta ja räpasust. Isand, aeg on katted eemaldada. Aeg on katted eemaldada, et see, mis on ehe, mis on puhas ja võltsimatu, see, millel on tõesti taeva kullaproovi pitser peal, et kas see võiks selle kõige keskele ilmsiks tulla, sest praegu see võltssära pimestab meie silmi. Need on nagu autotuled, mis pimestavad teist juhti, kes vastu sõidab. Sa lihtsalt oled pimestatud sellest hiilgusest ja aust, et see, mis on lihtne, see, mis on autentne, see, mis on vaikne, see, mis ei kisenda ja ei karju, see, mis on peidus, see, mis on varjul, see, mis on süütu ja puhas ja hoiab oma süütust. See ei paista üldse välja ja see tundub, see ei olegi midagi väärt. Sest ainus asi, mis on väärt, on see, et ma olen rikas ja mul on vara küll ja mul ei ole millestki puudus. Isand, me oleme viinud selle Laodikea koguduse kõige viimasemasse äärmusesse, kus kõik on niivõrd kullatud, kassi kullatud, et enam naljalt ei leiagi, kes hooliks tules puhastatud jäävast igavesest kullast. Isand, ma palun, paljasta Laodikea kogudus. Isand, paljasta kõik see, mis ei ole ehe. Isa, sa ütled, et tuli katsub igaühe töö läbi. Isa, saada oma tuli. Saada oma tuli, et see, mis ei ole ehe, et see põleks maha, et inimestel oleks veel aega eitada seda, mis on ehtne, mis on autentne. Isa, põleta maani maha see kaardimajake, mis peabki kokku kukkuma, sest ta ei ole ehitatud kaljule, vaid ta on ehitatud tõesti soomaastikule. Ta on ehitatud liivale, ta on loodud miraaž, ta on õhuloss. See on pettekujutel nagu kõrbes. Inimesed näevad pettekujutelmasid, illusioone, millestki, mida ei ole. Isand, ma palun, et sinu tuli võiks tõesti tulla appi. On viimane aeg paljastada üle maailma see kristluse kaardimajake, mis on ammu hüljanud selle issanda järgimise, kes võttis oma risti ja sammus Golgata poole, olles täielikus autuses, aga olles Isale truu. Isa, su sõna ütleb, et me peaksime minema väljapoole leeri. Nii nagu Mooses viis oma kohtumistelgi leeri haisust välja. Kõigest sellest saastast, mis leeris oli, Mooses ei saanud kohtuda sinuga keset leeri, sest sa keeldusid tulemast leeri keskele. Sa ütlesid, et kui ma tuleksin, ma peaks teid kõiki hävitama. Ja Mooses oli sunnitud viima oma telgi, kohtumistelgi, leerist kaugele eemale, et sa võiksid tulla ja kohtuda temaga seal telgis ja et sa ei peaks hävitama neid,
kes elasid kõiges rüveduses ja ebapuhtuses leeris. Isad, sa kutsud ka Uues Testamendis meil eralduma ja minema väljapoole leeri, minema väljapoole seda kõike läikivat ja kitši ja klantsi ja neid kuldvasikaid ja ringtantse ja mängusid, mida inimesed mängivad, kui nad ei taha järgida sind. Isa, need, kes armastasid neid ringmänge, need ei saanud sisse tõotatud maale. Isa, tõesti halasta ja me ei oska muud öelda, kui Isa, paljasta inimestele nende silmakirjalikkus oma poegadele ja tütardele, armastusest paljasta neile. Isand, tõmba katted maha, kuni ei ole hilja. Anna oma poegadele ja tütardele võimalus ehitada oma kogudused, ehitada oma kogukonnad, ehitada oma pered tõelistele alustele, mitte näilisusele, mitte sellele väljamüügile, kus need kassikullad, need kullatud kassid pannakse välja kõigile vaatamiseks ja kadestamiseks, ehkki reaalsuses ei ole seal mitte midagi kellelgi kadestada. Isand, ma palun, et see pettuse müük lõppeks ära. Isand, me kõik teame, et kui me tellime kaupa kuskilt, teatud interneti müügifirmadelt, siis me saame alati petta. Sest see, mis pilt meile näidati, see toode, mis tuleb, väga harva isegi meenutab seda, mida pildiga müüdi. Kui me läheme odava müügi teed, me saame alati petta. Isand, kui tõesti me läheme liimile ja usume reklaami, siis me oleme ise süüdi, kui me pärast saime petta ja võib-olla kanname isegi kahjusid. Kui me läheme ostame Jumala ligiolu kuskilt, kus seda saab kiiresti ja odavalt, väikse ohvrianni eest, piletiraha eest, selle asemel, et ise sind otsida paastus ja meeleparanduses, aega viites sinu ees, kui sa ei räägi ja oodates sind siiski, kuni sa räägid. Isand, kõige sellel on hind, nagu sa ka ütlesid. Me siiski maksame hinda kassikulla eest, aga mis on see hind, mis me pärast lõppkokkuvõttes maksame? Kui meil on tühjad pihud ja kui me tuleme sinu ette ja meil ei ole mitte midagi ja tuli põletas kõik maha, mida me iial inimestele ette maalisime, just kui meil oleks midagi. Isand, halasta oma pere peale ja aita oma kogudust tagasi õigetele alustele, autentsusesse, silmakirjatsematu usu juurde, lihtsuse ja siiruse juurde. Isand, palun too reformatsioon kogudusse, too lihtsuse, autentsuse ja siiruse, võltsimatu, silmakirjatsematu tõe standard tagasi kogudusele. Sest see maailm on meid reostanud, see maailm on meid tõmmanud kaasa oma pettemänguga, nii et me ei ole tähelegi pannud. Isand, anna andeks ja lõika oma kogudus ära kõigest sellest, et me võiksime alustada otsast peale uuesti, nii nagu sinu sõnas su kogudus alustas. Jeesuse nimel. Aamen.